Tervist, Tauri, et täna siis mäng Forsa vastu ja esimest korda naturaalmurul, et esimene poolek hakkas nagu korralikult kohe pihta, circa 45 sekundit mängitud ja juba 1-0 ja tundus, et hakkabki nagu ühte väravasse pall käima. Aga nagu juba klišeeks on saanud siin paari viimase mänguga, siis ei kuskilt hakkab ikka vastane nagu tagasi tulema ja hoiab meid kogu aeg nagu ärevil, et kuidas poolek kokku võtad esmalt ja siis mängu? Ütleme nii, et mängu algus oli tegelikult isegi hea, kohe kiire värav, ma ei tea, esimesel rünnakul juba. Siis mõned momendid tekkis ikka Forsal, kuid midagi väga ohtlikku ei olnud, mäng oli enam-vähem kontrolli all. Ma ei tea, mis see esimene poolega lõpuks jäigi? 1-0 jäi. 1-0, jah. Et võitlust tuli kõvasti, ilm oli väga palav, ütleme, et see väsitas kõvasti ära, aga õnneks vastased väsisid veel kiiremini. Et teine poolega oli näha, et nad olid täiesti väsinud juba, et tekkisid veel momente küll, aga lõime lõpuks 4 tükki ära ja siis tekkiski mingi siuke väikene kerge moment, kus lasime jala lõdvaks ja nad kasutasid muidugi tublisti kohe oma momendid ära, aga 3 punkti on kõige tähtsamad. 3 punkti jah, kõige tähtsamad, et lõpp läks nagu juba päris ärevaks, et hea küll vastastel nagu ei olnud sellist mängulist kontrolli, aga samas nagu endal jääb nagu rünnaku lõpetamine eest nagu tegemata, et täna jälle ütleks 10% nagu lahendused, et küll on sõber kõrval olemas, tühi värav ees, et kuskilt jääb see nagu üks nõks puudu, kas treenis on midagi tegemata ja? Seda kindlasti mitte, alati nagu tahad maksimumi, aga iga kord ei tule välja, et me ei ole päris profid ka, et ei saa nii palju nõuda ka, et kõik ära lööks, aga muidu tubli mäng, mehed võitlesid ja ma ütlen 3 punkti kõige tähtsamad, et suht lõpus, ärevad momente oli, aga ikkagi suht kindel oli ikkagi lõpp, et midagi hullu ei olnud. Okei, kuidas järgmiseks mänguks mingeid siukseid sina kui treeneri rollis, et mingeid nagu muudatusi ette näha või mida harjutama rohkem peaks? No eks see vana värk, et realiseerimine. Head kontrarünnakud on, need rohkem tuleks ära realiseerida. Et vabalt oleks võinud see mäng ka, ma ei tea, 7-8-1 jääda. Jah, tõsi. Et lõpetakski selle hea noodiga, et võimalusi luuakse palju, ilm oli ilus, väljak on super, ja milline publik täna, et 100+ inimest kindlasti kohal, et paneks publikule ka siin siukse 12. mehe rolli. Et mängukorraldus oli väga tasemel, et nädal aega, ma saan aru, on nüüd tööd tehtud selle nimel, et loodame, et jätkame samas vaimus. Okei, tänud ja kohtumiseni!